tänu sellele ta sul koos püsib ja terve ja töötab, eks ega seda ju parandama ei pea, kui käima läheb, siis töötab. Ja täna sõitsin siia siis juhipoolne küljeaken kukkus sisse ära. Kes oskab, aidake korda teha, kuni ansambel lavanud. Ja veel autost, siis sa ütled, et neid on maailmas vähe. Miks? Mina mõtlesingi, et Studebaker kadus juba sõja ajale, aga natuke hiljem ma näen, et on neil autosid tehtud. Kui nad 60 aastate keskpaigal läksid pankrotti, siis nad olid hetkeks ühinenud just Packardiga selleks, et saada selle suure kolmikule General Motors korda. Just saada vasta, aga jõudu jätnud peale. Aga selleks ajal oli 150 aastat juba olnud turul. Nad hakkasid veopankritega peale oma autode tootmist nii-öelda. Et kahjud on, aga midagi pole teha lihtsalt, aga seda autot oli ka, et nad kõige lõpus enam ei tegelenud üldse mootoritega, nad tegelenud ainult disaini. Sellepärast ta on natuke unikaalne see välimus ongi ja nagu see oli, raketi ajastu, tiivad taga ja mida suuremad seda uhkevad. Ja kui sõidad, siis on ka siuke tunne, et oled raketiroolis. Ei, veoautoroolis. Ahah, räägi oma bändist ka, kas te teete uusi lugusid ka või ongi kõik lood sellest ajastust, kui see Studebaker? Meil on ikka niisugune 50-60, et teeme neid vanaseid lugusid, et ilma näidata ei saa. Keegi ei saa aru, mida muidu me mängime, aga Rock Around the Clocki peab ikka mängima. Aga me teeme loomulikult püüame teha uusi lugusid nii-öelda vanas stiilis. Ka see sügistalv peaks meil tulema plaat välja, mis ilmub seekord mitte